Tere! Mina olen Ave, ma töötan Jaak Maaja suusakoolis ja täna siis me vaatame üle põhilaskumisasendid ja teeme laskumistel mõned tasakaaluharjutused. Esimese harjutusena me siis proovime paigal teha läbi konna laskumisasendi ja põhilaskumisasendi. Konna asendi iseloomustus on siis see, et ta on natuke selline konna moodi asend, ehk et on suurem tuuletakistus ja väiksem hoog, et on lapsele selline natuke kohasem. Nii, Johan, me teeme sinuga kõigepealt konna laskumisasendi paigal. Et siis selleks kõverda põlvi nii, et sul põlved kataksid saapa ninad ära. Just. Ja nüüd võtta selline konnakrook sisse, eks? Ja käed on põlvede kõrgusel. Selleks seda laskumisasendit kasutada saad siis, kui on sul natuke liiga suur hoog ja tahad veidi maha pidurdada. Põhiasendis pane siis üks jalg teisest umbes pool saabast ettepoole. Kui sul on väga hea tasakaal, võid ka täitsa kõrvuti sõita, aga praegu harjutame nii, et on pool saabast. Kepid kaenlasse ja küünarnukk vastu põlve. Just. Ja tõmbad käed suu juurde, eks. Ja raskus kanna peale ehk kallutad ennast natuke tahapoole. Konna asendi puhul tuleks jälgida seda, et põlved on hästi kõverdatud ja vetruvad. Et ei sõidaks jäikade põlvedega, et muidu võid kukkuda. Ja silmas tuleb pidada ka seda, et üks jalg on teisest umbes poole saapa võrra eespool. Nii on suurem tasakaalupind. Põhiasendi puhul jällegi üks saabast teisest umbes poole võrra eespool. Küünarnukid on põlvedega koos ja raskus kindlasti kanna peal. Alustame sahkpöördest. Teeme seda nii vasakule kui paremale. Hiljem, kui paneme kokku, saame slaalomi. Sahkpöördest tuleks siis raskus hoida kanna peal ja kallutada kere kurvi suunas. Samamoodi tuleks kindlasti käed hoida vuusajoone kõrgusel, eriti et kepiteravikud ei oleks suunatud ette, et see on üks enam levinumaid vigu. Sahkpöördel saab suuna muuta selliselt, et keha raskus kantakse kurvi välisele jalale. Järgnevalt näeme, kuidas toimub sahkpööre paremale. Selleks tuleks taaskord kanda raskus kurvi välisele jalale, antud juhul vasakule jalale. Kui me paneme sahkpöörde vasakule ja sahkpöörde paremale kokku, saame sõita slaalomit. Selleks võib siis kasutada erinevaid märke. Meil siin antud juhul on sellised teatavõistluste pulgad, aga võib ka kasutada lihtsalt koonuseid. Veel üks heaks võimaluseks, kuidas suunda muuta, on astepööre, milles raskust kantakse jalalt jalale ja keha kallutatakse kurvi suunas. Järgnevalt vaatame siis üle triivpidurduse ja triivpidurduse korral tuleks kanda mõlemalt suusalt raskust korraga pöörde suunas. Järgnevalt räägime siis sahkpidurist. Sahkpiduril on oluline hoida suusad A-tähe kujuliselt raskus kanna peal ja kui on kepid käes, siis kindlasti kepiteravikud suunata tahapoole. Järgmisena vaatame siis üle, kuidas on võimalik laskumisel tasakaaluharjutusi sooritada. Selleks tuleb sõita otsemäest alla ja kanda raskust ühelt jalalt teisele. Siin on jälle oluline hoida käed laiali, et kepiterad oleks suunatud taha. Üks tore võimalus, kuidas lastele lõbu pakkuda, on mängida suusalimbot, ehk et õpetaja hoiab kas suusakeppi või mingit muud võimlemisskepi horisontaalselt ja õpilased peavad sealt kõikidest läbi saama. Ja vulga kõrgust saab siis reguleerida vastavalt sellele, kuidas parasjagu tuju on. Üks hea võimalus laste osavuse parandamiseks on visata neile laskumisel kätte kas suusakeppe, palle, lendavaid taldrikuid. Võtame viimaseks ebatasasuste ületamised. Selleks on vaja kõigepealt plats ette valmistada, on vaja teha väiksed hüpekad, künkad sellised lumest. Nii, aga selleks, et saaks neid edukalt ületada, on vaja suusad suruda kogu aeg lume peale, hoida kontakti maapinnaga, et ei ole vaja hüppesse lasta ennast. Ebatasasusele jõudes laseme jalast järgi. Põlved töötavad nagu amordid. Korraks väike sirutus ja uuesti põlvest alla.